Mina olen Erki Avanen, töötan sellises ettevõttes nagu Vendre Aktsia Selts ja meie toodame patju ja tekke ja me ise tegelen siin siis transpordi korraldamise ja laomajandusega. Meie probleemiks oli see, et meil polnud kaupa kuhugi ladustada ja siis me otsisime erinevaid võimalusi, kuidas siis paremini ära kasutada oma olemasolevat pinda ja ruumi. Ja selleks siis pöördusime Balti laomeistri poole ja otsisime erinevaid lahendusi. Meile meeldis see, et Silver aitas meil kaasa mõelda. Ta tuli kohale, vaatas üle, mis me hetkeseis on ja me tegime temaga koos selliseid väga huvitavaid ja mida algus võib-olla ei olekski ise välja suutnud mõelda, selliseid häid lahendusi, et mis siis aitasid meil siis kaupa rohkem ära mahutada olemasolevale pinnale. Me oleme Silveriga teinud projekte tegelikult kõigis meie Eesti ladudes. Neid on nii Tallinnas, Vändras kui ka 2 siin Pärnus. Ja siis nende erinevate projekti käigus oleme paigutanud siis nii patju tekke, voodeid, marratseid ja väga erilaadseid tooteid. Ja iga kord on olnud ka, ütleme siis selle toote spetsiifilised probleemid, mida tuli siis nagu lahendada. Selle probleemi puhul me kõigepealt pöördusimegi Silveri poole ja ütlesime, et ole hea, tule kohale. Et vaatame üle, mis meil see hetkeseis on ja mis on tema nagu, ütleme, kogemused, mille põhjalt oskab midagi meile välja soovitada. Ja siis me andsime talle kaasa meie enda ruumide joonised ja siis ta läks tagasi, joonistas sinna peale oma lahenduse ja siis selle põhjal siis saigi otsus tehtud, et kuidas edasi minna. Balti laomeistri üks tugevusi on kindlasti see, et nad reageerivad hästi kiiresti ja sealt me suudame nagu palju aega kokku hoida, et me saame otse kontakti võtta, kiirelt ära seletada, mis meie probleem on ja siis tuleb ka kiirelt lahendus ja tihtipeale, kes on ütleme see üles riiulite paigutus väga kiirelt tehtud. Uuele laole peamised ootused olid need, et me mahutaks võimalikult palju kaupa ära, sest meie enda toote müük on sesoonne ja siis see tähendab seda, et esimene poolaasta me peame maksimaalselt ladustama kaupa ja teine poolaasta maksimaalselt lähetama. Ja see on see, kus meil on väga suur abi olnud sellest, et me oleme suutnud võimalikult palju kaupa ära mahutada oma olemasolevale pinnale. Selle projekti tulemuseks oli see, et me ei pidanud kasutama välisladu sellises mahus, mida me varasemalt pidanud tegema. Sest Pärnu piirkonnas on see hästi keeruline leida endale laopinda väljaspool oma, ütleme, hooneid ja seetõttu oli see lahendus meile väga abiks. Balti laomeistri puhul kõige parem ongi see, et meil on vahetu suhtlus, kus me räägime ära, mis meie probleem on. Ta mõtleb kaasa ja aitab meil siis lahendus leida ja kiirelt üles panna. Selle tulemusega olen väga rahul loomulikult, et seal ei ole küsimustki. Et ma ei oska üheski, ütleme, selles protsessi etapis kuidagi kurta millegi üle. Enne lao planeerimist tasuks kindlasti kõik detailid läbi mõelda, sest nagu alati öeldakse, et need detailid muutuvad lõpuks väga oluliseks ja mis me oleme ise kogenud on see, et tuleb mitu korda läbi mõelda enne, kui mingi otsus teha, et lõpuks see tulemus oleks kõige parem, sest pärast ümbertegemine on mitu korda kallim. Laoriiulite paigaldajat on kõige parem või kõige mõistlikum valida nende hulgast, kes mõtlevad kaasa ja aitavad sulle leida need lahendused, mis on parimad, sest kõiki teadmisi ju endal ei ole. Ja Balti laomeistri on ettevõte, kes tegeleb igapäevaselt riiulite paigutamisega, ladudega ja sealt tuleb siis teadmine ja sellest on palju kasu.